broneerimissüsteem sai kasutusele võetud sellepärast, et anda võimalus kõikidele Niitvälja mängijatele tiiaegu broneerida. Eelmisel aastal Golfboxiga oli see võimalus ainult klubi liikmetel, aga Niitväljal on mängijaid lisaks klubi liikmetele veel. Meil on mänguõigusega mängijad, kes ei ole klubi liikmed, meil on alustajad, kes käivad mööda rohelist rada ja meil on aktsionärid. Ja kõik need grupid peavad saama tiiaegu broneerida ja uue broneerimissüsteemiga nad seda kõik ka saavad. Handicapi arvestus käib mängijate jaoks täpselt samamoodi, nagu see käis ennem. Kõik, mis puudutab EDS-ringe Niitväljal, te saate tuua skoorkaardi kädisse, sisestada interneti teel oma skoori ise või siis sisestada skoori peatselt foyeesse tekkiva puutetundliku ekraani kaudu. Kui te käite kuskil mujal mängimas, täpselt sama loogika. Võistluste puhul, nüüd kui te panete ennast kirja võistlustele, mis toimuvad teistel väljakutel, mitte siis Niitväljal, me muudame ise teie Handicapi Golfboxis õigeks pärast seda, kui vastav väljak on avalikustanud võistluse startlisti. Ehk siis kohe, kui võistluse startlist on avalik, muudame meie Golfboxis teie Handicapi õigeks, nii et kui te lähete hommikul võistlusele kohale, siis teie Handicap on õige. Ja kohe, kui võistlus lõpeb, näiteks Jõelähtmel või näiteks Pärnus, siis võistluse lõppedes sisestame meie taas jälle võistluse tulemuse meie süsteemi ja teie sellepärast muretsema ei pea. Kui te olete klubi liige ja maksnud ära klubi liikme maksu, siis teile endiselt on võimalik kasutada Golfboxi ja läbi selle saate broneerida kõikidele teistele väljakutele. Niitvälja väljakul, võib-olla mis tooks veel selle uue broneerimissüsteemi juures välja, on see, et nüüd on võimalus broneerida ka 9 raja kaupa, mis tähendab, et näiteks ennem ühistardiga võistlusi saab vabalt mängida 9 rada, mida ennem ei saanud teha. Ja teiseks uues süsteemis on broneerimiseks avatud ka paar 20, ehk siis paar 20-le samuti nüüd toimub siis elektroonne broneerimine, et saate endale sinna aegu kirja panna. Äkki ütled, millised on hetkel töös olevad muudatused, mis sellele lehele siis tulevad? Neid muudatusi on tegelikult päris palju, et võib-olla kõige suuremalt on praegu töös võistlusmoodul. Võistlusmoodulis saada paremaks registreerimine, saada paremaks nähtavus, kes on võistlusele kirja pannud, mis on nende handicapid, tulemuste kuvamisel, gruppide parem nähtavus, statistika parem nähtavus. Teiselt poolt on töös tiiaegade broneerimise juures võimalus näha seda kohe, kes on tiiaegadel juba kirjas, et kas nad on klubi liikmed, mis on nende handicap, mis on nende sugu, et praegu seda nii hästi ei näe, selleks peab natuke palju klikkama, et püüame seda teha kasutaja jaoks mugavamaks. Ta on täna toimiv, aga teda saab teha oluliselt paremaks ja siinkohal ka üleskutse kõikidele meie mängijatele. Kui on midagi selle süsteemi juures, mida te soovite muuta, on teil ideid, ettepanekuid, siis kas helistage, tulge öelge kädisse, info@niitväljagolf.ee, saatke e-mail. Meil on iganädalased arenduskoosolekud selle süsteemi arendajaga ja nad kogu aeg muudavad asju paremaks, nii nagu meile paremini sobib. Nii et ma usun, et selle tõelise süsteemi headuse me saame lõpuks teada alles siin võib-olla kuskil hooaja poole peal, et jooksvalt ja pidevalt me seda arendame ja parendame.